tervitust kõikidele. Loodan, et mind on kosta. Tere Karmen, Keiti, Kadi, Laura, Sigrid, Anne, Triinu, Tiina, Liis, Eve, Liivi, Kristiina. Teid on päris palju. Ja mul on väga hea meel, et teid palju on. Mingi asi kutsus teid täna siia kohale. Mul on ka siin stuudios naised, armastust täis olevused. Okei. Kas mind on kosta? Kas mind on kosta? Igaks juhuks küsin. Jaa. Jaa. Sound on põhjas. Üks hetk läheb veel. Okei. Tervitused siit Üksmajast. Mina olen Kaidi Karilaid. Ja te olete tulnud kõik täna siia armastuse väge ammutama. On hea meel, et nii paljusid naisi see kõnetab. 27 naist ja neid tuleb aina juurde. Põnev oleks teada, mis teid siia kõige rohkem tõmbas. Aga ma julgen oletada, et see on armastus ja selle vägi. Tere, Tiina. Tiina tervitab chatis. Te võite ka kirjutada chati, ükskõik siis, mis teil tuleb pähe või mingeid küsimusi, mis teil tuleb, et kirjutage julgesti. Kallis naine, kas oled kunagi küsinud iseendalt selliseid lauseid, et miks ma tunnen ennast justkui väärtusetuna? Miks mind ei väärtustata? Kus on need mehed, kes on päris mehed? Miks ma ei näe neid? Miks ma ei tunne armastust iseenda sees? Oled seda küsinud endalt? Mina küll olen. Ja oma eluaja jooksul päris palju. Ja ma tean, et sa tahad tunda ennast hästi. Ma tean, et sa tahad tunda ennast väärtuslikuna ja ma tean seda, et sa tahad tunda päris armastust enda sees. Kas pole mitte nii? Kuidas siis seda saada? See on üks imeliselt suur küsimus. Ma olen oma elus olnud sellises kohas võib-olla, kus sa oled praegu, iseenda sees vaikselt mõeldes, et teadmatuses, et kust kohast pihta hakata. Võib-olla sul on hoopiski mingi hirm, et kas ma ikka saan hakkama. Liis ütleb, et jah, olen küsinud neid küsimusi. Kust pihta hakata? Ma isegi ei oska. Või et mul on juba vanust nii palju, et kas üldse enam tasub. Äkki mul on üldse hiljaks jäänud. Et kõik sellised mõtted, ma tean, et sa võib-olla mõtled neid. Ja see on täitsa okei, et sa seda tunned. Et see on väga inimlik. Ja ma usun, et nende küsimuste pärast oled sa võib-olla ka siin täna. Ma tean seda sellepärast, et ma olen ise seda tundnud. Ja võib-olla sa vaatad ka siia maailma, vaatad võib-olla Facebooki või Instagrami või vaatad televiisorist, kuidas uhked daamid justkui sellised prominentsed ilusa kehaehitusega ja näitavad, kui palju kulda karda ja kui edukad nad on. Võib-olla sa oled vaadanud neid justkui alt ülesse. Ja ma usun, et paljude inimeste puhul sa oled vaadanud ka sellisest kohast, et
Nendel justkui on midagi, miks inimesed neid nii väga jälgivad, miks inimesed tahavad neist nii väga teada, miks need inimesed nagu hindavad justkui neid kõrgelt. Aga samal ajal su süda ütleb, et midagi pole siin päris tõest. Väga palju inimesed, eriti naised, usuvad seda, et välimus, uhked brändid või see, kuidas ma välja paistan, kui seksuaalne ma olen, et see on justkui ainuke väärtus. Ja see on justkui see, mille kaudu ma saan armastust. Aga milline see oleks? Milline see oleks, kui sa lubaksid endale teada, et see armastuse vägi on midagi absoluutselt teistsugust. Midagi, mida sa võib-olla ei oskagi arvata, kus ta asub või kuidas ta saada. Ja kujuta ette praegu seda, et sa oled selle juba saanud. Kujuta lihtsalt ette, et sul juba see on. Armastuse vägi. Võib-olla tekib sul küsimus, et kuidas seda ette kujutada. Lihtne on see, kui sa võib-olla paned korraks lihtsalt silmad kinni. Lihtsalt tuled oma südamesse. Sa oled see juba ja sul on see kõik, mida sa oled võib-olla soovinud, ihaldanud või taga ajanud terve oma elu. Või kellel see juba on, siis milline see oleks ja kujuta nüüd ette, et see suureneb. Kes olen siis mina? Paljud teist kindlasti tunnevad mind, võib-olla jälgivad mind Facebookis, Instagramis. Paljud on teist käinud minu siis, kuidas öelda, seanssidel või enesearengu teekonnal siis minuga koos. Mina olen siis Kaidi Karilaid, kes on samasugune naine nagu sina. Et kuidas ma saan siin teile üldse sellist asju rääkida või neid asju, mida ma siin teile täna jagan. Ja kus ma võtan üldse selle õiguse justkui seda teile jagada. Esiteks, mind on alati huvitanud inimesed ja olen hästi palju selliseid enesearengu praktikaid praktiliselt terve elu teinud. Töötanud 17 aastat väga suures brändis inimestega, võib öelda, et tuhandete inimestega ja just olnud nende isikliku arengu teejuht nii isiklikus elus kui ka äris. 2012. aastal ma lõpetasin holistika instituudi, minust sai holistiline terapeut. Ja sellised vaimsed hinge teemad on mind alati huvitanud, mis siis viis mind edasi selleni, et ma hakkasin siis võtma endale klasse ja kursuseid sellisest programmist nagu Access Consciousness ja ma jõudsin peale kõige kõrgema litsentsini, see on siis maestro tasemeni. Et olen väga palju siis töötanud inimestega ja mul on õnnestunud see kõik need diplomid ja sertifikaadid ise endale saada ja praeguseks siis ma töötan igapäevaselt inimestega. Aga minu lugu, ma usun, et see kõnetab teeb palju, sest asjad, kus ma praegu iseenda elus olen, ei ole olnud sugugi nii lihtne. Et kus kohast ma siis tulen ja kuidas ma teile seda lugu, kuidas see lugu saab olla sulle panuseks, mis ma siis teile nüüd jagan. Ma elasin üsnagi argipäevast elu. See selline argine ja tavaline elu, mul on 2 poega, kes praeguseks on siis täiskasvanud. See oli umbes 10 aastat tagasi, võib-olla isegi rohkem. 12 aastat tagasi. Nagu ikka perekonnaelu, oled naine oma mehele, ema oma lastele. Ma tegin hästi palju tööd. Aga kuidagi kõik oli selline rutiinne, väga rutiinne. Ja ühel hetkel, või ma hakkasin mõtlema sellist asja, et ma soovin midagi justkui enamat. Ja see, mis minu ellu seejärel tuli, oli see, et ma
olin ikka huvitatud sellistest enesearengu asjadest, et mis siin veel võimalik on, sest mu peas on olnud alati mõte, et elu ei ole rutiin, siin elus on midagi veel. Ja mind kõnetas 2012. aastal üks kursus, mis oli siis, kuidas saada iseendaks ja muuta maailma, mida viis läbi siis Stockholmis doktor Tein Heer. Ma osalesin sel kursusel. Ma läksin sinna, mul oli nii suur tõmme ja tahtmine ja teadmine, et ma pean sinna kuidagi minema. Ma isegi ei saa aru veel päriselt inglise keelest. Inglise keel oli mul sellel ajal 50% ulatuses. Ehk siis ma praktiliselt ei saanudki poolteist asjadest aru. Aga see tõmme sinna oli väga suur. Ma käisin seal ära ja kogu mu maailm avardus tohutult. Mida ma taipasin oli see, et ma olin elanud väga palju, väga suure osa oma elust kellegi teise hinnangute või vaatepunktide järgi. Ehk siis selle järgi, kuidas mu ema naisena elas, kuidas mu vanaema elas, kuidas ühiskonnas naised peaksid elama ja püüdsin selle järgi ennast kohandada. Ma tulin koju ja ma sain aru, et oh my god, ma olen täiesti teistsugune naine. Ma olin elevil, et mis ma nüüd veel olla saan, kuidas mu elu saab nagu avarduma hakata, aga see, mis juhtus, oli see, et ma kohtasin oma elus, siis oma tavalises toredas perekonnas üsnagi suurt frustratsiooni oma elukaaslase poolt, laste isa poolt. Ta oli ärritunud, ta muutus väga kontrollivaks, sest et minu enesekindlus oli kasvanud. See oli kasvanud väga-väga jõuliselt. Ta muutus kontrollivaks, vaata, et isegi vägivaldseks, vaimselt vägivaldseks. Ja see oli päris hirmutav, see oli päris hirmutav. Ma jõudsin sellisesse punkti oma elus, et ma ei ole lihtsalt nõus selliselt enam jätkama, kui see asi peaks jätkuma. Ja selline üsnagi emotsionaalselt väga-väga sügav madalseis tekkis mul pärast seda kursust. Ühest küljest minu kõige lähedasem, kes peaks justkui olema mulle nagu toeks, hakkas mind pidurdama selles, et ma olen kuidagi õnnelikum ja enesekindlam ja see ei sobinud talle. Et ma tahtsin teha midagi enda pärast ja teha asju enda jaoks, aga see ei sobinud talle. Ja ma hakkasin sügavalt kahtlema selles armastuses, mis meil kahe vahel oli. Et kuidas üks inimene, keda ma nagu siiralt sügavalt armastasin, tahab mind piirata, tahab mind tagasi hoida sellest rõõmust ja õnnest, kes ma naisena olen ja kuhu ma veel saan sündida. Ma olin hästi siuke suur kanaema, võiks öelda varasemalt, aga sellest hetkest mul tekkis selline sisemine jõud, et ma tundsin esimest korda pärast seda kursust, et ma hakkasin särama ja see meeldis mulle ja ma olin saanud seda tunnet tunda. Ja kaheti kogemus, et minu laste isa, kellega ma olin selleks hetkeks olnud päris pikalt juba koos ja mu siis elukaaslane, ei hinnanud seda, kuhu ma olin justkui avardunud või jõudnud. See tekitas mulle väga suure pettumuse. Ma olin väga-väga õnnetu. Ja ma ei teadnud, kuidas siit edasi minna. Ja põhimõtteliselt ma võin öelda, et ma loobusin peaaegu igasugustest unistustest, igasugustest pingutustest, et see suhe hakkaks kuidagi toimima. Ja ma lasingi kõigest põhimõtteliselt lahti iseenda sees. Ma ei võidelnud enam, ma ei püüdnud seda suhet enam korda teha. Ma ei katsunud enam kuhugi sobituda. Ma kartsin väga palju. Ma kartsin sellest, et mis siis saab. Mis siis päriselt saab, kuhu mul minna on, mul ei ole kuhugi minna, mis lastes saab, kuidas lapsed ennast tunnevad. Ja kogu selle enesearengu ja enesekindluse leidmisega ja oma rõõmu taas leidmisega iseenda sees ja nende kursuste tegemisega, teadlikkuse tõstmisega. Ma muutusin väga teistsuguseks, ehk siis minu ümber olevate inimeste jaoks võib-olla isegi hirmutavaks, sest ma olin nii särav. Mu ema ei hinnanud seda väga. Ta tundis muret mu pärast, ta ei kiitnud heaks kõike seda, mis ma tegin. Ja ma tundsin reaalselt, ma suren lihtsalt ära. Ma tundsin seda, et mis on see maailm, kus ma elan, et kus peaksid inimesed ju rõõmustama selle üle, kui ma olen õnnelik iseenda pärast.
kus inimesed, keda ma armastan, peaksid justkui mulle kaasa elama, kui ma tunnen ennast hästi, kui ma avastan midagi iseenda jaoks. Aga seda ei juhtunud. Käed rüpes ma selliselt seal elasin. Ja see kestis päris pikalt, see kannatus. Sära muudkui tuhmus, aga kuskil kuklas oli see koht, et ma tean seda tunnet. Ma tean seda tunnet. Kui mul on hea ja kui ma olen enesega kontaktis. Just. Inimesed, kes siin kirjutavad, ma vaatan vahepeal, nii tore, et te kirjutate. Aitäh, et te kirjutate. Panin omal selle chati siia ette, siis ma saan teiega ka vahepeal küsimustele juba vastata. Aitäh. Mis siis edasi sai? Pikk lugu. Ma lasin kõigest lahti. Ehk siis ma olin sellises kohas, kus ma ütlesin, et on nagu on, saagu mis saab. Ja siin ma olen. Et tulgu, mis tuleb. Tuleb see, mis tulema peab ja läheb see, mis minema peab. Ja ei läinudki väga palju aega, kui ühel hetkel lihtsalt minu sees tekkis tohutu suur armumine. Minu ellu ilmus üks mees ja uisa-päisa tormates ma justkui lendasin sellest suhtest välja. Siis ma tundsin ära selle tunde enda sees, et see on see tunne, mis ma uuesti kätte sain. Lahkusin sealt suhtest, läksin Balile, olin Austraalias pikalt, tulin tagasi, mu äri hakkas edenema, inimesed hakkasid hindama mu tarkust, mida ma jagasin. Ma olin õnnelik, kuni jälle tuli argipäev. Rutiin, võib-olla isegi mitte nii väga selline rutiin, nagu oli varem, vähe teistsugune. Ma hakkasin kogema reetmist oma kaaslase poolt. Ja järjekordselt tulid mulle pähe mõtted, et mis asi see elu on, et nagu päriselt ka, et miks minuga sellised asjad toimuvad. Me läksime lahku ja elus esimest korda ma elasin päris ihuüksi. Ma olin ihuüksi. Ainuke asi, mis mul oli mu auto. Mu äri purunes, mu sõbrannad kadusid. Mul raha vähenes, sissetulekud vähenesid. Mul polnud kodu. Ja see oli üks kõige hirmsamaid kohti ever. Eriti veel seda, kui ma hakkasin mõtlema, et mul tuleb lasa emotsioon sellega, kui ma praegu mõtlen. Et ma ei ole nõus elama selliselt edasi. Ma lihtsalt ei ole nõus. Ma olen valmis ükskõik milleks, võtan kõik vastu. Ma kogesin tohutut hingevalu. Ma kogesin, olin täiesti tükkideks. Ehk siis seda Kaidit, kes oli siis praeguseks hetkeks väga-väga ammu enam pole. Mis ma siis tegin? Ma lihtsalt nutsingi võib-olla seal, ma mõtlen, et tõesti olid nädalaid, kus ma olin poodis. Olin üksi, aga üks asi, mis mu peas kogu aeg tagus, ma teadsin seda tunnet, kui ma olen õnnelik. Ja ma olin valmis ükskõik milleks, et see tunne minu sees tuleks. Aga kuna ma olin seekord üksi, mul ei olnud ühtegi päästjat, mul ei olnud ühtegi kaaslast, mul ei olnud ühtegi võimalust, et ma saaksin põgeneda siit Eestist kuhugi välismaale või kuhugi kohta. Mul polnud isegi selleks raha. Ma pidin sellest kõigest üksinda läbi tulema. Ja millega ma siis pihta hakkasin? Mis siis sai? See oli väga pikk must aeg, pimedus. Tundus nagu, võiks öelda, et ainuke, mis ma vahetevahel märkasin, oli see, et ma hingan. Ja mis ma märkasin, oli see, et ma mõtlen mõtteid endast. Et kui ma olen siin ihuüksi, mul on selja taga selline elu.
ja mul on ees veel pool elu, siis milline naine ma olla tahaksin? Mida ma elus veel kogeda tahaksin? Ja millisena ma soovin, et minu elu välja näeks? Mina iseenda pärast. Ja kes ma olen siis, kui ei ole mul kaaslast? Kes ma olen siis, kui mul, milline naine ma siis olen, kui mul pole raha? Milline naine ma olla saan? Mida ma saan väärtustada enda elus? Ja mida ma üleüldse tegelikult tahan sellest elust? Ja ma jõudsin sellisesse kohta iseenda sees, kus ma otsustasin, et aitab. Tänasest päevast ma hakkan ennast rohkem austama. Mul pole õrna aimu sellest, kuidas see välja näeb. Tänasest päevast rohkem ma hakkan ennast usaldama, aga mul pole selleks hetkeks õrna aimu ka, mida see üldse tähendab eneseusaldus. Sest ma olen usaldanud alati kõiki teisi. Ma otsustasin, et tänasest päevast ma hakkan olema iseendaga aus. Ja ka see oli see, mis mind jõhkralt hirmutas, sest ma olin ikka päris palju endale valetanud. Iseendale valetanud. Nõustunud kõige sellega, mis ei olnud mu enda tõde. Ma otsustasin, et ma hakkan usaldama, vahet pole, kui valus see tõde ka pole. Sest et kui ma siuksest hullumajast olen läbi käinud, siis see valu ei ole enam üldse valu. Ma otsustasin, et ma hakkan olema ise endaga lahke. Ma ei lase endale liiga teha. Iseendale liiga. Ma otsustasin seda, et isegi see, kui minu ellu tuleb inimene, keda ma väga-väga armastan või inimesed, kes on mul lähedased, keda ma väga austan ja armastan ja nad teevad mulle liiga, ehk siis kas vaimselt, sõnadega, hinnangutega või millega iganes, siis ma julgen olla haavatav ja julgen ütelda, et mulle see ei sobi. Ehk siis ma hakkasin olema iseendaga lahke. Hakkasin lubama endale selliseid olemisi, massaaži rohkem, head toitu iseendale rohkem. Hakkasin trennis käima. Hommikuti ärgates ma tekitasin endale sellise nagu harjumuse, et esimese asjana ma hommikuti vaatasin aknast välja ja tegelikkuses ka tajusin seda, et ma hingan, olen elus, mul on keha, see keha on ilus. Ma märkasin seda, et see keha oli ilus. Ma polnud seda kunagi varem näinud. Ma märkasin seda, et mul pole enam kellegi eest hoolitseda, kui vaid enda eest. Polnud kedagi teist. Ja see tänulikkus selle eest hakkas kasvama, selle eest, et ma olen. Ehk siis esimesed lootuskiired selles suunas, et ma olen olemas ja mind ei koti see, kuidas maailm mind näeb, mida ta minust arvab. Või et ma oleksin keegi, keda inimesed tahavad, et ma oleksin, see lõppes. Et sellest hetkest hakkas päriselt see koht, kus mu sees hakkas särama julgus kõnelda iseendale ja maailmale seda tõde, mida ma tean naisena. Aitäh. Aga asjad, nagu ma ütlen, et ei olnud, nagu te kuulsite ka loost, ei olnud alati sellised, eks ju. See hakkas väga karmist kohast. Ja praeguseks olen ma saanud aru sellest, et ükski naine ei pea ega peaks mitte kunagi kannatama. Mitte kunagi. Miks ma seda kogesin selliselt? Sellepärast, et mul ei olnud selgroogu. Mul ei olnud eneseusku, mul ei olnud eneseusaldust üldse. Ma ei teadnud üldse, kes ma olen. Ma elasin igasuguste alateadlike mustrite järgi.
ja tänaseks ma olen jõudnud siia sellepärast, et ma pidin läbi käima kõik selle, mida ma ei tahtnud. Ma ei tahtnud jääda üksi. Ma ei tahtnud olla see, kes ma päriselt olen. Ma ei tahtnud vaadata iseenda sisse, mis on mu tõde. Ja puudusid ka võib-olla oskused. Aga see, mida ma iseendale lõin, kõik need kogemused ja kannatused olid selleks, et ma jõuaksin praegu siia. Aga veel kord ütlen, et teie ei pea seda kogema selleks, et siia jõuda sellesse särasse või iseendaga austusesse ja lähedusse, kes sa tegelikult saad olla kohe praegu. Airi kirjutab, et ma tunnen ennast nii väga sinu jutus ära. Palun mulle julgust ja tõelist tahet ning soovi teha samm, mida ma tean, et ma tahan teha ja astuda samm endale lähemale. Mis on see, mis nüüd ikka veel tagasi hoiab? Millal ma hakkan olema enda vastu aus? Mida ma peidan? Mida ma endale valetan, loori alla peidan? Mida ma kardan? Mida ma saan olla, et ennast märgata ja ennast päriselt näha ja tajuda seda, kus ma täna tegelikult olen? Aitäh, Airi, sulle nende küsimuste eest. Aitäh selle julguse eest enda sisse vaadata. Sest need küsimused iseenda sees on need küsimused, mis tõukavad sind sellesse kohta, mis sunnivad sind vaatama seda kohta, et aitab väljaspoolt vastuste saamisest, aitab väljaspoolt tiitlite otsimisest, aitab väljaspoolt tunnustuse saamisest. See pole üldse oluline. Aga siis, nagu siis öeldud, et asjad ei olnud üldsegi sugugi nagu sellised, et siia ma olen jõudnud ja paljud inimesed, kes mind vaatavad, ütlevad, et oh, Kaidi, sa oled nii särav. Sa oled alati olnud särav, on ju, ja olen, aga see tunne mu sees ei olnud särav. Ja asi ei ole selles, mida teised näevad minus, vaid asi on selles, kuidas ma ise tunnen enda pärast. Üks asi, mis ma tahan siia jagada, võib-olla juurde on see, et kuna teised nägid mu sära justkui kehas ära mu naeratust, eks ju, siis ma uskusin, et see ongi, see olengi mina. Okei, tore, nad näevad, siis kõik on ju hästi. Aga nendel hetkedel, kui ma jäin ihuüksi ja eriti sellel hetkel, kui ma jäin ihuüksi, siis ja keegi ei ütelnud mulle, et ma säran, siis oli üks pilkane pimedus. Et see oli üks minu suuri selliseid avastusi, et tegelikkuses see ei loe, kui teised mu sära näevad. Loeb see, kui ma ise näen. Aga mis on siis need uskumused, mis on need nagu väga suured 3 nii-öelda põhiasja, mida ma siis avastasin. Neid asju on muidugi rohkem, need saladusi, mis ma siis avastasin ja kuhu ma siis olen välja jõudnud ja mis ma tahan teile jagada. Oli see, et ma uskusin siiralt, et ma olen vale naine, et ma olen vale. Et ma ei ole see naine, kes ma peaksin olema, et mul on midagi viga. Ja kui ma sinna Stockholmi läksin kursusele iseendaks, kuidas saada iseendaks ja muuta maailma, siis sellel kursusel doktor Tein Heer tuli mu juurde ja ütles, et Kaidi, et sa küll arvad, et sa oled vale ja sul on midagi viga, aga sul ei ole tegelikkuses mitte midagi viga. Ja sa ei ole vale. Et kui ta seda ütles, siis võib öelda seda, et kogu mu maailm justkui rappus, sest ta puudutas täpselt seda kohta, sest ma uskusin, et ma olen vale, ma ei sobitu, ma ei saanud suhtes hakkama, sest et mul olid kogu aeg suhtedraamad, eks ju. Ma ei tulnud toime mingisuguste muutustega, sest ma uskusin, et need asjad on minu pärast, miks pärast suhe ei toimi. Ma olen vale, ma ei kõlba, ma olen vale, ma pean remontima ennast. Ja siis hakkas teekond. Ehk siis ma uskusin, et on mingisugused õpetused, kuidas ma siis saan olla nii-öelda õige naine. Ma lugesin
ühe raamatu, mille pealkiri on Alistuv naine. Ja see raamat, ma käisin siis tol ajal Holistika Instituudis õppimas holistilist regressiooniteraapiat. Ja see raamat andis mulle siis sellise testi, kus ma täitsin selle, et kui sa teed seda ja oled nii ja teed naa, siis sa oled see naine, kes sa päriselt oled. Aga oh häda ma tegin selle testi ära ja ükski vastus oli nagu ei sobinud minuga, ehk siis ma ei olnud üheski aspektis see, kes justkui selle raamatu järgi on nii-öelda see naine, kes on päris naine. Ja ma arvasin oma peas, et ma olen ikka täiesti läbi kukkunud, täiesti vale. Nagu, sest et ükski asi ei olnud nagu tõde, mida see raamatu test mulle ütles minu enda kohta. Ja siis hakkas 10 aastat, ma võin öelda, 2000, ma ei mäleta aastanumbrid, aga hakkas 10 aastat hakkas eneseremonti sõna otseses mõttes. Ma hakkasin remontima ennast, tegema nii, tegema naa, nagu raamat ütles, et ma pean tegema, sest siis saab sinust naine, siis saab sinust päris naine. Sest ma uskusin, et ma olen vale naine, ma olen vale naisena suhtes. Ma ei sobi. Mis oli üks suur vale, et ma olen vale. Ja kui ma jõudsin sellesse kohta, et jah, minu elukaaslasel oli tore, aga ma ise tundsin ennast halvasti, siis hakkas kõik muutuma. Ehk siis ma kukkusin kokku, sõna otseses mõttes, olin haiglas ja üks asi, mis ma seal tegin iseenda sees, üks otsus, ma otsustasin, et ma jälle järjekordselt ma loobun kõigest, et vahet pole, mis tuleb. Mu keha tervenes praktiliselt 24 tunni jooksul. Toimus sõna otseses mõttes suur ime, sest ma lihtsalt alistusin sellele, mis toimus. Ma lihtsalt lasin kõigest lahti. Ja see tervenemine andis mulle ühe teadmise, et okei, kui mul on sisemine otsus ja ma otsustan lihtsalt kõigest loobuda, lasen kõigest lahti ja mu keha terveneb nii jõuliselt ja nii võimsalt, siis peab minus olema mingisugune iva või tõde või midagi nii õiget ja ilusat ja võimsat jõudu, mis tekitas selle, et mu keha nii kiirelt tervenes ja mu enesetunne paranes. Ja tollel hetkel, kui teine ER ütles mulle, et ma pole vale seal kursusel, et sa oled lihtsalt erinev, siis see sama moment, kui mu keha tervenes väga-väga kiiresti, saingi ma sellest aru, et minus on midagi väga erinevat naisena, minu naise kehaga. Ja ma hakkasin päriselt nagu uskuma jällegi tagasi sellesse, et aga vahet pole, ma ei peagi sobituma, ma ei pea olema nii, nagu raamat ütleb mulle, et sa pead olema, siis sa oled selline naine. Vaid vaata enda sisse, Kaidi, nagu vaata enda sisse. Ja sealt tekkiski see esimene nii-öelda see müüt, mis minu sees nii-öelda murdus siis, et vastused on minu sees ja jällegi tuleb esile see alistu kõigele, lihtsalt lase lahti. Mina olen tohutu suur kontrolli all elus, ma pean kuidagi olema ja ennast kuidagi nagu sättima, et kuidagi olla keegi. Minu suur võti on olnud see, et ma lihtsalt alistun kõigele, lihtsalt võtan vastu. Ja ma pole vale ja ma pole halb, kui ma ei sobi teistele inimestele. Kui ma ei sobi teistele inimestele, kes ei suuda mind vastu võtta sellisena, nagu ma olen, see ei ole minu probleem. Ehk siis ma hakkasin teadlikult suunama tähelepanu nendele aspektidele, kus ma märkasin, et inimesed reageerivad sellele, kuidas ma olen. Ja see enam ei kõigutanud mind, sest et ma teadsin, kes ma olen. Ma teadsin, kes ma olen. Ehk siis kui inimestel tekkis mingisugune reaktsioon või tekkis mingisugune ärrituvus või tekkis mingisugune rahulolematus minuga, minu osas või neile sobinud see, kuidas ma mingeid asju teen, mingeid asju ütlen, kuidagimoodi elan, kuidagimoodi olen naine, eriti mu siis laste isale, elukaaslasele ja ka hiljem siis oma siis teisele pikale suhtele, sellele härrale, siis ma saingi aru selles, et asi ei ole minus.
asi ei ole kunagi minus, et nendele see ei sobi. Vaid mina pean nägema seda kingitust, kes ma iseenda jaoks olen. Ehk siis ma olen lihtsalt erinev. Ja ma hakkasin avastama neid erinevusi, kes ma olen. Jah, ma olen väga võimas, mida ma pole tahtnud näha. Sest et juba seal haiglas andis mulle see keha märku sellest, et kui ma otsustan midagi ja lasen lahti kontrollist, siis ma olen võimeline väga palju ja väga kiiresti ja väga võimsalt midagi looma, eriti kehaga. Ma pole vale naisena. Ja pole vale kuskilt otsast. Vahet pole, et ma olen selliseid asju kogenud, et ma ei sobitu kuhugi ja inimesed ei saa minuga hakkama, sest ma olen väga teistsugune, minu tajud praeguseks on väga teistsugused. Kuidas see kõik sai sellesse kohta, et ma võtsin vastu selle erinevuse, kes ma olen? Vot hakkaski sellest kohast pihta, et ma hakkasin küsima endalt, mis kingitus ma olen. Mis kingitus ma olen? Sest kui sa otsid seda, mis on sinus valet, siis sa leiad alati seda, mis on sul valet. Kui sa otsid seda, mis on sinus õiget ja mis on sinu kingitus, siis hakkad leidma neid, mis on sinu kingitused. Ja need kingitused, mis sa leiad iseenda sees, need tulevad siis, kui sa oled üksi. Nad ei tule sinu partneri kaudu, need ei tule sinu töö kaudu, need ei tule sinu hobide kaudu. Need tulevad sinu seest, kui sa julged olla iseendaga üksi ja küsid endalt. Hakkad julgema küsida endalt, küsima endalt, mis on minus see kingitus, mida ma veel pole ära tundnud. Kas sa julged endalt küsida neid küsimusi, naine? Sest alguses võib-olla sealt ei tule midagi. Alguses võib-olla ongi tühjus ja must maa, pimedus. Nagu Eva Lepik ütleb, et tegelikkuses kõige ilusam valgus on pimeduses. Minu jaoks oli selleks hetkeks, kui ma uskusin, et ma olen vale sel ajal. See oli lihtsalt üks sõnakõlks. Et aha, okei, ja. Noh, nagunii ma olen ju vale. Aga ma hakkasin enda sees kuulma seda häält, et okei. Aga kui ma olengi päriselt erinev, kui ma mõtlengi teistmoodi, kui ma näengi inimeste hingesid hoopis teise koha pealt ja mul on võime suhelda inimestega läbi hinge, läbi südame. Ja mis siis, kui ma olengi alati teinud läbi südame inimestega suhtlemist, ka suhtes olles oma siis elukaaslasega läbi hinge suhelnud, aga kuna see temale ei olnud, kuidas öelda, sobilik, siis ma panin oma südame kinni ja hakkasin suhtlema temaga läbi mõistuse, läbi argielu. Ehk siis naised, hakka endalt küsima, mis kingitus sa oled. Vastik küsimus, ma tean alguses. Sest kui sa küsid seda ja küsid seda ja küsid seda, sa ühel hetkel jõuad sinna. Ja sa hakkad aru saama, et kõik, mis sinus on, see ongi see, mis on sinus õiget ja ilusat. Ja mitte keegi ei pea sellest aru saama. Mitte keegi. Mitte keegi. Ja kui sul on julgus elada ka selliselt, kui sa vaatad seda kohta, et elada ka selliselt, et sa ka ei vaja seda, et teised seda sus ära näevad, vaid sa lihtsalt särad selleks, sellepärast, et sa tead, kui erinev ja ilus sa oled iseenda pärast. Siis see on see sära, mis tegelikkuses hakkab kõikidele silma. Ja sa hakkad lihtsalt olema nähtav kõikide jaoks. Liis kirjutab 10+ aastat tagasi oli siiralt ka sellisel arvamusel. Tõsi, minus on palju, mida keegi ei saagi tunda, sest ma ise tean ja tunnen. Just. Ja kes veel ei tea ja ei tunne, siis hakkasid avastama selle küsimusega, sest universum töötab, küsija sulle antakse iseenda sees. Üks uskumus, mida ma uskusin siiralt, oli veel see, et armastus ei ole minu jaoks. Armastus ei ole minu jaoks ja see oli üks päris karm värk, ütleme nii. Sest ja inimesed üldse usuvad seda, ma ei tea, kui palju sina seda usud või oled kogenud seda tunnet, et
nendel seal on see armastuse asi väga lihtne ja nad on leidnud üksteist ja perekonnaga on head suhted ja lastega ja kaaslasega ja kõigiga on head suhted. Aga et armastus on teiste jaoks, mitte minu jaoks. Kes on nii mõelnud, kirjutage. Just. Sest et mina kohe kindlasti arvasin seda, sest kuidas ma tean praegu nähes seda, et kuidas ma sain kuidas ma lõin ka selle kogemuse, et ma üldse sain tunda sellist tunnet, et armastus pole minu jaoks, oli see, et ma ütlesin, et ma olen töötanud väga palju elus inimestega ja minu kõige suurem anne on olnud töötades inimestega see, et inimesed hakkavad avama iseennast iseenda hingele ja südamele ja nad saavad ühenduse iseendaga ülikiiresti. Nüüd kohe eriti kiiresti, viimasel ajal. Ja need inimesed lähevad oma ellu, nad säravad, nad on õnnelikud ja nad leiavad võib-olla suurepärase suhte, enneolematu karjääri teevad, nad säravad oma elu, saavad iseennast tagasi ja tulevad ja tänavad mind. Ja siis ma mõtlen, et no näed, et kõikidele teistele ma loon aga tingimusi, et nad saavad iseendaga ühenduse ja kõik saavadki selle armastusega ühenduse. Aga noh, ju siis nii on, et aga kus siis see minu oma on? Kus see minu armastus siis on? Et seda ma olen uskunud väga palju. Et see on teiste jaoks, et mina pean justkui kannatama neid reetmisi, kannatama hülgamist, kannatama väärkohtlemist, vaimset, füüsilist, seksuaalset, igasugust väärkohtlemist. Et see ei ole minu jaoks. Ja mul reaalselt olidki sellised mõtted ja ma uskusin, et see on tõde. Ehk siis kuidas kogu selles minu selles loos te saite juba võib-olla kätte need kohad, et kuidas mina siis seda muutsin. Aga armastuse mõte juba, kui sinu peas on see uskumus, et armastus pole sinu jaoks, siis sa lood seda endale. Sa lood seda kogemust, sest see on energia ja see on vibratsioon. Ja selleks, et hakata seda muutma, need samad küsimused, mis sa saad endalt hakata küsima, mis oli siis see teekond, kus mina jõudsin sellesse kohta. Iga päevaga ma jõuan rohkem ja rohkem sinna kohta. See ei ole niisugune asi, et sa saad valmis ühel päeval naisena, vaid lihtsalt mu sära, mu sees saab kasvada. See sära sinu sees saab kasvada iseenda pärast. Et mida ma siis tegin, nagu ma siis ennemgi kuulsite, ma ütlesin, et ma hakkasin küsima neid otsustasin, hakkasin küsima endalt ka. Kui mul pole õrna aimugi sellest, kuidas ennast austada. Et kui ma ennast ei austa, siis kuidas ma saan üldsegi lasta ennast armastada? Et see pole ju tegelikult võimalik. Ma hakkasin küsima endalt, et kuidas ma siis saan ennast austada? Kuidas ma saan ennast armastada? Kuidas ma saan endaga lahke olla? Kuidas see üldse käib? Kus ma seda saan õppida või kuidas ma saan seda mis see üldse tähendab? Aga ma teadsin seda, et vanamoodi ei saa ja uues pole mul aimugi. Aga mul oli teadmine, et ma tean, et see mulle ei sobi. Ma lähen edasi, vahet pole kuidas. Mul pole veel vastuseid, aga ma kavatsen välja uurida, kuidas see värk käib. Ehk siis hakkas töö iseendaga ja need küsimused just. Ma võiks öelda, et ma loobusin raamatutest täiesti. Ma otsisin alati raamatutest vastuseid, kursustelt vastuseid, teistelt inimestelt vastuseid. Ja ma hakkasin endalt küsima, kuidas ma saan ennast austada. Mis asi teeb mind? Mis asi on minu jaoks austav? Mis asi on mulle austav iseendaga? Et kuidas ma saan seda endas avastada? Kuidas ma saan ennast hakata usaldama? Kuidas ma saan oma keha hakata usaldama uuesti? Kuidas ma saan uuesti saada selle tunde, et ma olen armastus, ma olen see rõõm. Kõik see, kes ma olen, mida ma kogesin ju teatud hetkedel. Aga ma kogesin seda tänu mingisugustele välistele impulssidele,
mis lihtsalt läks minu seest lahti, on ju. Ja ma hakkasin ka aru saama, et asi ei ole selles, et ma saan väljaspoolt impulsi ja siis tuleb see mul esile. Ehk siis ma lõpetasin raamatud, igasugused kursused, igasuguste gurude jälgimised, lõpetasin igasugused alt üles vaatamised, mida teised inimesed räägivad või mida räägivad justkui need suunamudijad või justkui need enesearengu spetsialistid või terapeudid. Lõpetasin selle koha enda sees lihtsalt ära ja hakkasin lihtsalt otsima ise vastuseid, kus ma saan, kuidas ma saan ja mis on see, mis minu jaoks töötab. Nii et ma alustasin treeningutega, ma alustasin leidsin kohe omale võimaluse, kuidas ma saan hakata oma kehaga rohkem sõbraks saama, et mul oleks rohkem energiat. Kuna mul on koer, siis ma kasutasin seda koeraga jalutamise aega hästi palju, et iseenda sees küsimusi küsida iseenda sees, iseendalt ja kasutasin reaalselt lihtsalt lõputult aega, et kõndida ihuüksi iseendaga. Ja hakkasin tegema teatud, kuidas öelda, lahkuse akte, ma nimetan seda lahkuse aktiks. Füüsiliselt hakkasin tegema iseendaga teatud tegevusi. Hommikul ärgates minu võiks öelda, see on mul juba 20 aastat, valetan, 12 aastat siis lause. Kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega. Kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega. Ehk siis hommikul ärgates esimene asi on see, sest et vanasti, kui ma ärkasin, siis peas oli kohe mõte, et mida ma saan teha ja ma läksin kohe tegutsema, vaid seekord nüüd sellest hetkest alates 12 aastat tagasi oli see mõte mul kõige esimene asi, mis ma hakkasin siis ütlema iseendale lauset, mis on mul praeguseks siis iga hommikune. Kõik sõnad on energia, kallis naine. Mis sa iseendale ütled? Millised mõtteid sa enda peas ketrad? Ja seda teadvustada, see on üks enese lahkuse akt, kus armastus saab hakata sinu sees kasvama. Ja hakkab kaduma see uskumus, et armastus ei ole sinu jaoks. On küll. Sa tuleb lihtsalt valida. Sest armastus ei tule väljaspoolt. Armastus ei ole see, et keegi annab sulle selle kuskilt. Ei anna. Mitte keegi ei anna. Mitte kunagi. Vaid see on valmidus täielikult taanduda. Iseenese südamega üheks. Ja julgu seda teha. Kukkuda peas südamesse. Üks kolmas uskumus, mis naistel väga palju on, mis oli mul, võiks öelda isegi väga mitmes vanuses. Kui ma olin oma elu 20-ndates, siis minul oli selline uskumus, võib-olla praegu, kes vaatavad, on sellises eas, et ma olen juba sellises vanuses, aga mul ei olegi nagu boyfriend'i või mul ei olegi nagu armastuse kogemust. Ma salaja armusin poistesse kooli ajal, ma mäletan. On ju, see tunne oli nagu üliäge, aga kunagi sealt vastu armastust justkui ei tulnud. Ja kui ma olin 20-ndates, siis ma mõtlesin, et issand, ma olen juba sellises vanuses, et mul peaks juba olema ometigi armastus, on ju. Või et mul peaks olema, on ju, või ma olen liiga noor, äkki ma olen liiga noor veel selle jaoks, et sellepärast ma veel ei tunne armastust. Või vastupidi, et ma olen liiga vana, et ma olen juba hiljaks jäänud. Ma olen juba sellises eas, et mis me siin sellest armastusest räägime. Ma olen juba nii palju elus kogenud igasugust jama, et mis nüüd enam. Läheb edasi nagu läheb. Et
mina olen seda küll märganud, et olen sellises vanuses, kas ikka nagu, kas see on ikka päris, kas see ikka on võimalik. Ja ma näen seda paljudel naistel, sellist käega löömist, sellist kannatan elu lõpuni, kannatan ära, olen siiani kannatanud, kannatan edasi. Et puudub või on kadunud selline usk, lootus, armastus. Ma ei tahaks ütelda, et see oleks justkui õige, et sa peaksid uskuma millessegi, vaid sihuke käega löömise tunne. Et olen sellises eas. See pole minu jaoks, see armastus. Vanus loeb, kes mind ikka tahab, on ju. Lapsed on juba suured. Võib-olla mu kehakaal pole selline nagu võiks, mu välimus pole selline nagu peaks. Ma tean neid mõtteid. Ma tean neid mõtteid, kui kõik on sihuke nagu on. Armastus ei tule väljast. Armastus ei saabu sinu ellu mehe kaudu, naine. Armastus ei saabu sinu ellu nende komplimentide kaudu, mis tulevad. Armastus ei saabu sinu ellu ega jää püsima, kui sa seksid kellegiga. Armastus ei tule keha kaudu, et sa lähed suhtesse, sest keegi jumaldab sind, aga sa ei jumalda ennast. Ja sa usud, et kui tema sind piisavalt palju jumaldab, et siis tuleb see armastus. Ei tule. See ei tule. Ma olen seda uskunud. Et mu kõrval on mees, siis ma olen justkui õnnelik. Siis ma justkui säran, mis on ka tõde. Aga kui teda pole, mis siis saab? Kes ma siis olen? Asja point seisneb selles, et mitte kunagi, mitte midagi ega kedagi ei eksisteeri sellist, mis saab sind panna särama armastusest, kui vaid sina. Ja vahet pole, mis vanuses sa praegu oled. Ma tulen jälle selle sama asja juurde tagasi, et kuidas siis hakata pihta. Kuidas hakata pihta? Kõikide nende lugude puhul, mis ma siin nende erinevate uskumussüsteemide, uskumuste kohta olen rääkinud, on julgus hakata pöörama tähelepanu ja tahe hakata pöörama tähelepanu iseenda hingele ja südamele. Sest meie välises maailmas on nii palju neid aspekte, nii palju toredaid inimesi, nii palju toredaid tegemisi, toredaid töökohti, toredaid asju, mis tõmbavad sinu tähelepanu sinu enese pealt ära. Me võime joosta kõige selle sabas ja justkui uskuda, et nii kaua, kuni mul see töökoht on või see mees on või see rahahunnik on või see brändi kutsi-mutsi ümberringi on või see rahasumma kontol on, et siis ma olen õnnelik. Ei. Nii kaua, kuni ma otsin väljaspoolt seda, on su sees augud, sest et need augud sinu enese hinges, iseenda sees, iseenda pärast panevadki sind otsima väljast seda kõike. Selleks ongi tarvis nendesse tühimikesse vaadata ihu üksi iseenda sees. Ja ma tean, et paljud naised, see on tohutu väljakutse sinu jaoks. Ma julgustan sind, et see, mida sa seal iseenda sees nägema hakkad, kui sul on tahe, et sa tegelikkuses ka, sul on tahe, et sa tahad teada enese pärast seda, mis su sees asub ja mis su sees on, mis su sees leidub, siis sa leiad seda.
iga kord, kui ma neid lugusid räägin, siis ja iga kord, kui ma kuulan naisi, mis nad räägivad, siis ma tihti näen iseennast nende eludes, kus ma olin. Ja vahel, kui ka räägivad inimesed praegu, kus nad asuvad, siis ma tunnen ennast ka praegu mingites hetkedes ära, kus ma päriselt ei vali oma hinge järgi elada. Mis ma kogu selle jutuga tahan öelda? Kui sa lubad iseendal päriselt kukkuda peast südamesse ja siis pühenduda iseenda avastamisele. Avastada seda teekonda, avastada seda teed iseendani. Ja teades ja julgedes, just ja julgedes teada seda, et see teekond iseendani ei ole üldse pikk. Selleks on tarvis lihtsalt teha otsus ja julgeda lahti lasta kogu kontrollist. Kes ma peaksin olema, kuidas ma peaksin olema, mis on õige olla, mis on vale olla. Ja kas sa oleksid valmis selleks? Ja mis siis, kui sa juba oled? Mis siis, kui sa juba oled see kõik, mida sa taga ajad, et sa oled? Lihtsalt sa pole tahtnud vaadata sinna, kes sa oled. Nüüd on õpetatud vaatama välja, hoolitsema teiste eest, hoolitsema laste eest, hoolitsema mehe eest, hoolitsema perekonna eest, andma armastust, andma armastust lõputult. Keegi pole naistele läbi põlvkondade õpetanud seda ega näidanud ette, kuidas seda anumat hoida täidetuna iseenda sees. Ja see on see uus asi, uus valik, mida ma kutsun teid kõiki tegema. See võib tunduda veider, et kuidas siis see annab mulle selle kõik, mida ma tegelikult otsin sealt väljast. Ma olen veendunud selles, et sa veendud selles ise, kui sa hakkad sellega pihta. Ma olen loonud ühe kursuse, ühe uue kursuse. Mul on neid kursusi päris palju, aga just selle kursuse teekond iseendani. Sest et me peame lõpetama nende lugude rääkimise iseendale ja alustama lugude rääkimise, mis hoiavad meid sellest iseendani jõudmise teekonnast kõrval. Me peame lõpetama kõrvalteedel kolamise ja otsimise väljaspoolt neid vastuseid. Me peame hakkama vaatama enda sisse, naised, seda ilu ja seda sära, kes sa oled. Ja tegema teatud samme iseenda pärast. Armastama oma südant, armastama oma keha, armastama oma elustiili ja julgema elada seda tõde, mida sa pead väärtuslikuks oma elus. Mida sa pead väärtuslikuks oma elus. Ja tuleb kindlaks teha kõigepealt. Kas sa tead, mis on sinu jaoks oluline su hinges? Kui sa veel ei tea, siis tee omale selgeks. Ja võib-olla naiste jaoks on ka oluline see, et võib-olla saab seda teha ka koos, et hakata avastama seda, mis on sinu jaoks oluline, mis on sinu jaoks väärtus, sinu hinges, iseenda jaoks. Et ma olen siis loonud ühe sellise kursuse, teekond iseendani. Ja see teekond iseendani, seda saab
tõeliselt soetada iseendale, mis on siis ise õpitav, ise kogetav läbi interneti, see on selline veebipõhine kursus, kus sa saad ise õppida, iseennast pidevalt tõsta ja iseennast arendada. aga on ka siis teine kursus, kus sa saad siis minuga koos 5 päeva koos jõuda selle päris iseendani ja hakata looma iseendale neid iseenda, kuidas öelda, valimise harjumusi. See sõna ei ole tore, mulle väga ei meeldi see, aga looma seda elustiili. Aga selleks, et sa saaksid hakata seda elama, sul on vaja pühenduda iseendale. Ja kui sul on veel midagi olulisemat või tähtsamat oma elus naisena kui sa ise, siis sa pole veel valmis selleks teekonnaks. Selleks, et sellesse teekonda asuda, sul peab olema valmidus. Ja sa saad kohe praegu iseendalt küsida, kas sul on see valmidus? Ja ole endaga kohe päriselt aus, sest ausus endaga, eriti naised, loeb tohutult palju. Tohutult palju. Sest kui sa ei ole aus iseendaga, siis mitte midagi muud ei muutu. Kui sa ei ole austav iseendaga ja ei vali tõde, mitte midagi ei muutu. Ma vaatan, et siia olete kirjutanud veel. Mai ütleb, et mina ütlen, et igal hommikul ütlen, täna on minu elu parim päev. Ja tõenäoliselt Kersti ütleb, et selle kogu elu tuleb minu kerguse või uue hiilgusega. Et see mõttetera on mind pikalt mõttes olnud, on mind pikalt mõttes olnud ja on ja vanamoodi ei saa, aga uutmoodi pole leidnud. Just see, okei. Ja Kersti ütleb veel, et minu uskumus on, et kui ma iseenesest ei armasta, siis teine seda ei tee. Iseennast ei armasta, ma arvan, siis keegi teine seda ei tee. Ja see on mõnes mõttes ka õige. Kõik hakkab sinust endast. Ma tõsiselt soovitan, naised, teile seda kursust. Ma mõtlengi, et kuidas ma saan teile seda nüüd näidata. Äkki ma saan seda näidata. Ehk siis jagada teiega äkki siia linke. Kas minu abilised saavad äkki jagada siia linke, siia chati, et te saaksite koheselt siis kiigata neid võimalusi, kuhu ma teid kutsun. Sest et inimesed on rääkinud ka seda, eriti naised, kes on minuga töötanud, et vahetevahel on sedasi, et kui nad juba programmi astuvad või sellele kursusele astuvad, siis seesama hetk, kui nad selle valiku ära teevad, siis otse kohe hakkab nende eludes midagi muutuma. Alles hiljuti oli Annika, kes kirjutas mulle ja ütles, et ma ei tea, mida see kõik tähendab, aga sellel hetkel, kui ma tulin sellele kursusele, siis praktiliselt järgmisel päeval maksis osalustasu. Järgmisel päeval hakkas tema elus kõik liikuma. Kõik aspektid, mis siis olid tema elus selle hetkeni kinni. Et vahetevahel on isegi sedasi, et mitte vahetevahel, vaid alati on sedasi, kui sa teed valiku pühenduda iseendale ja nii veider, kui see ka pole, tihti määrab selle ära raha, mida sa oled valmis maksma. Et kui sa oled maksma valmis selle raha, mida siis see kursus sisaldab või see teekond, kuhu ma sind kutsun, siis see teekond on sinu teekond. See ei ole raha, mille sa maksad mulle, see ei ole raha, mille sa maksad ettevõttele kuhugi, vaid see raha on tegelikkuses see commitment või pühendumine, mida sa maksad iseendale, et sa seda teed saaksid hakata valima. Ja ma tean, et rahaga on ka väga palju erinevaid uskumussüsteeme, et kui palju miski asi maksab ja et seda on kuidagi palju. Aga öelge mulle üks asi, mis saab olla väärtuslikum kui sa ise? Tegelikkuses on sedasi, et ükski rahasumma ei kaalu mitte kunagi üle seda, mis on sinu tegelik väärtus, mida sa saad iseenda seest leida
kui sa seda valid. Ja minu suurim soov on olnud alati läbi aegade see, et ma soovin, et kõik naised ja ka mehed ärkavad üles hommikul ja nad on õnnelikud, nad on ühenduses iseendaga, nad säravad, nad teavad, et täna tuleb erakordne päev, nad teavad, et mina saan olla lahkus ja panus, sest ma olen ju lahke iseendaga. Ma valin oma elu ise, mul on täielik vägi. Ma tean, mida tähendab olla ilma armastuseta. Paljud naised ei teata seda kindlasti, aga ma ei lepi sellega rohkem. Ma valin olla tões iseendaga, ma valin olla armastus iseendaga ja isegi kui ma olen sellises pimedas kohas praegu, siis ma tean, et see on võimalik. Ja sa saad valida siis naiselikkuse kursuse, mis kestab siis 3 kuud, mida sa saad valida iseseisvalt ja selle kursuse hind on siis 299 eurot. Ja see kestab siis sinu jaoks iseseisva õppimisena, selline veebikursust kestab siis sinu jaoks 12 nädalat, et seal otseselt juhendajad pole sinu jaoks, et sa saad ise selle koheselt seal osta. Et selle veebipoe siis link on siin kommentaarides, kui te vaatate, teekond iseendani. Ja saate sealt selle ostu sooritada ja teil on võimalus isegi osta seda ilma protsendita järelmaksuga Esto kaudu. Nii et esimene makse tuleks siis alles, kui ma ei eksi, alles järgmisel kuul, eks ju, Esto 3-ga ostate. Ehk siis on iseseisev õppimine ja koos minuga siis 3 kuud saate sellele programmile ligi, mis on siis ka veebipõhine programm pluss 5 korda otse-eetris kogu grupiga 5 päeval, mitte 3 korda, 5 päeval ja selle hind on siis 3 kuuks 500, see oli 729 eurot, see on siis koos käibemaksuga, samuti siis 3 kuu kokku hind ja kuu hinnaks tuleb siis natukene alla 250 euro. Kui see sind kõnetab, siis ma kutsun sind sellele teekonnale ja veel kord, see ei ole midagi, mida ma sulle annan, vaid see on teekond, kuhu ma kutsun sind iseenda pärast, mida sa saad valida iseenda pärast. Ma soovin, naine, et sa usuks endasse, sest et nagu John Martin ütles ühes story's täna, et see on üks kõige ilusam asi, kui naine usub sellesse armastusse, kes ta tegelikkuses on, kui ta julgeb elada läbi südame, ta julgeb väljendada seda armastust, mitte ainult iseendale, vaid ka kogu maailmale, teistele naistele, meestele, lähedastele. Ta julgeb kehastada seda lahkust. See on kõige ilusam asi, mida mehed hindavad ja selle paistel saavad mehed astuda palju kindlamini oma missioonile, tulla siia maailma ja ehitada võimalusi naistel ja peredel kasvada puhtas, säras, teadlikkuses, rõõmus ja kerguses. See algab, naine, meist. Meie loome tingimusi, et suurepärasem elu saaks sündida. Me oleme elukandjad. John Martin ütleb, et kõige parem investeering, mille inimene saab teha, on see, mille ta teeb iseendasse. Absoluutselt. Ja veel kord, kõik see on lähemal, kui sa arvad. Siit siiani. Öeldakse, et see on justkui nagu kõige pikem ja kõige raskem teekond, kui ometigi see ei pea nii olema, vaid see on kõige lühem, kõige helgem ja kõige ilusam, kui sa seda valid. Tänan teid kõiki. Aitäh, et sa oled seal ja võtsid vastu. Aitäh, et sa kirjutasid siia meile. Aitäh kõikidele, kes mul siin stuudios olid ja küünlaid vaatasid.
ja vaatasid mind, kes vaatas ekraani. Aitäh, et sa oled ja särad seda valgust, mis sa oled, eriti praegu siin sellel pimedal ajal. Ja nii väga soovin sinuga kohtuda sellel teekonnal, kus iga naine on teekonnal iseendani ja milline sära saab sündida, kui me kõik seda koos teeme. Koos minuga rännakule saate tulla 1. detsembrist alates, kus hakkab siis 5-päevane pluss siis veebikursus ja iseseisvalt saate hakata pihta kas või kohe. Tänan teid ilusa õhtu eest ja soovin sulle valgust südamesse. Kõike kaunist.